naisterased. Tore, et te juba siin kõik valmis olete niimoodi. Mina olen Raul, mina olen Arhitektuurikeskuse juhataja ja mul on rõõm teid siin täna tervitada kõiki. Neid, kes olete siin saalis ja neid, kes vaatavad meid läbi eetri. Tänane õhtune välkloeng Arhitektuur läbi eetri. Kõigepealt ma pean igaks juhuks ütlema, et tegemist ei ole alkoholireklaamiga. Et kuigi teile pakuti seal ees glögi ja nagu tavaliselt pärast välkloengut ootab teid väike vein ka. Et need mõtted, mis täna õhtul siia kogu pähe tulevad ja millest räägitakse ja need emotsioonid, mis pakitsevad, et neid teistega rõõmsasti koos jagada. Nendele, kes täna õhtul esimest korda meiega on, paar sõna, mis meid ees ootab. Välkloengud iga kord paneb kokku kutsutud moderaator, kelleks täna on Andrus Kõresaar ja tema poolt kutsutud esinejaid, kes siis vaatavad sellele teemale igaüks omast nurgast. 9 minutit juttu ja millele järgneb siis küsimused ja vastused. Enne kui me täna selle õhtu jutu juurde läheb ja ma teate puhul ka Andrusele üle annan, räägin ühe väikse loo. Heino Seljamäel on üks selline vahva nukuetendus mängult ja päriselt. Päriselt ja mängult. Et see on ilmselt vahva ja kasulik vaadata mitte ainult väikestel lastele, vaid ka suurtel lastel, kes võib-olla teinekord jäävad hätta, eriti praegusel jõuluajal oma väikestele lastele rääkimaks, kuidas sussi sisse akna peal kommid tulevad. Ja ilmselt on see, ka tasub ka neil vaadata, kes on täna maapõhja tõrvanud Rakvere vahva kuusepuu. Õigem oleks vist öelda puukuuse. Et mängult ja päriselt. Igatahes üks selline väike lugu sellest, kuidas riik nimega McCountry ehitas Kurunurru Võtisaarele lennubaasi. Ja kohalikud pärismaalased olid väga erutatud sellest, nad olid väga põnevil, nad nägid esimest korda, kuidas teraslinnad õhust maabuvad ja õhku tõusevad. Nad olid nii erutatud, et ühel hetkel, kui nad vaatasid seda väga pingsalt ja hoolega ja jälgisid, mida nad teevad ja see oli nende jaoks suur asi. Ja ühel hetkel, kui see riik otsustas oma baasi seal kokku panna ja teraslinnud enam ei maabunud, nad olid väga õnnetud selle üle. Nad otsustasid, nad teevad kõik järgi. Nad olid väga hoolsalt vaadanud, mida teevad need külalised. Nad ehitasid endale puust kiivrid ja tegid kõik muud vajaliku atribuutika. Vehkisid kätega ka niimoodi, nagu need lennujuhid teevad niimoodi. Kõik täpselt nii, nagu need külalised tegid, aga teraslind ei tulnud. Nad olid väga üllatunud ja ega nad ei saanudki lõpuks aru, miks teraslinnud ei tulnud. Nad ju tegid kõike nii, nagu teised tegid. Ilmselt välkloengud ei paku vastuseid küsimustele, aga võib-olla ehk tõstatab või annab võimalusi küsida õigeid küsimusile, et teada, kust kohast ja killise kivi alt vähki otsida või hoopis mõnda muud kala. Igatahes tänase õhtu juurde. Täna õhtu Arhitektuur läbi eetri, õhtu moderaator Andrus Kõresaar, kes on 2002. aastast arhitektuuribüroo Koko loovjuht ja üks partneritest. Tema osalusel on kerkinud sellised vahvad majad nagu Vaalemaja, Lennusadam, Tallinna sünagoog ja 2000. aasta Hannoveri Expo, mida ilmselt kõik Eesti rahvas teab ja mäletab igavesti. Sest need ilmselt on kõigi inimeste mällu sööminud, need kuused ja porgandid. Aga Andrus, tervitame sind täna õhtul, palun. Teatepulk on sinu. Suur tänu, tere tulemast siis arhitektuuri välkloengule. Varem ei ole välkloeng televisioonistuudios toimunud, seda korda see nii juhtub. Ja see teema valik on seotud sellega, et arhitektuur ei ole ju vaid arhitekti poolt vaadates joonised ja Exceli tabel, millesse mõõdad ruutmeetreid,
vaid see on ka kogemus. Mõnede jaoks meist on see vahetu kogemus, kui me kusagile läheme ja mingisuguses keskkonnas siis tajume kas ruumi, hoonet, interjööri, midagi muud. Aga enamasti tänapäeva inimestena, kes me vaatame kas internetti või siis tundide kaupa televisiooni, meile tegelikult omistatakse neid kogemusi, mida keegi on meie jaoks välja valinud, filtreerinud ja annab siis seeläbi tegelikult meile vahendatud kogemuse. See on üks neist teemadest, millest räägime. Teine huvitav teema, mille jaoks ma täna olen kutsunud siia ka lennunduseksperdi ja kogenud piloodi ja lennuõpetaja Rein Porro, on see, et ruum ja ruumi korrastatus ei ole ainult see, mida me näeme enda ümber, vaid tegelikult on olemas ka peidusruume, peidus jaotuseid, terve taevas on tegelikult seda täis. Ja kuidas taevased maanteed toimivad, infrastruktuur, mida me ei näe, sellest räägib Rein. Ja tänaseks üheks külaliseks on ka Taavi Kotka, kes räägib e-residentsusest ehk ka tegelikult nii-öelda tarkvaraarhitektuurist ja riiklikust infrastruktuurist. Teda täna me siin istumas ei näe, sest ta just jõudis Silicon Valley'sse, aga me oleme kokku leppinud, et mõne aja pärast me avame temaga videoühendusel telesilla. Veel tänastest külalistest on meil kohal Tõnu Kaljuste, kes räägib ka ruumi kogemusest, juhul kui iga kord seda ruumi ei näe, kuidas see ruum võib mõjuda. Ja on meil kohal ka tuntud reisisaatejuht, tudeng, kinnisvaraarendaja Rein Kilk, kes räägib meile omast kogemusest ja just võib-olla kõige rohkem ja kõige täpsemalt sellesse teemasse, et arhitektuur läbi eetri, sest telefiguurina teab ta täpselt, mis osa maailmast jääb kulisside taha. Ja viiendaks esinejaks on meil Alvin Järving, kes on noor arhitekt ja on katsetanud siis massimeedia vahendusel küllaltki kalambuursete ideedega. Ja arhitekti igapäeva maailma tagasi tulles tahaksin kurta selle üle, et tänapäev liigub suhteliselt igavas suunas. Nii nagu Frank Gehry hiljuti ütles, 98% täna loodavatest hoonetest on puhas sitt. Loomingulises mõttes. Ja selle illustreerimiseks oleme siia stuudionurka kogunud kokku tootelised arhitektile tuttavad esemed, mida me leidsime maja ümbert. Ja nendel improviseerib täna õhtul maestro Reigo Ahven. Palun, Reigo. Ja mul on rõõm kutsuda lavale esimene esineja, kelleks on meie tuntud reisisaatejuht Rein Kilk. Minu produtsent Tiina Park ütles, et mul on praegu ajutine eetrikeeld, mis kestab 2 aastat, et ma ei ole sobiv inimene Eesti Televisioonis esinema, aga mul on väga hea meel, et ma olen väga sobilik inimene arhitektile esinema. Et kui ma seda teemat siin nüüd vaatasin, siis ilma kokku leppimata Andrus Kõresaarega ma arvasin, et ma peangi rääkima siis sellest 95% arhitektuurist, mida Andrus nimetas ingliskeelse terminiga shit ja mida saab siis vaadelda ainult eetri mõju all olles. Väga huvitava detailina ma pean ütlema, et just praegu, kui te vaatate Tartu Ülikooli muuseumi
siis selle praeguse siis tudengina, vaadake kodulehekülge, siis Eesti Rahvamuuseumi kodulehekülge, seal on 59 küsimust üleval eetri tarvitamise kohta ja siis ma arvan, et võime siin lisada ka 60 küsimuse, et kuidas mõjub arhitektuur siis eetrit tarvitanud inimesele. Ja ma tulen just praegu Tartu linnavolikogu istungilt, kus siis Reformierakond õhinal arutas seda, kuidas Neikul lasta arendada ühte arhitektuurset tippteost ehk siis Tartu bussijaama järjekordselt ümber ja sellel ajal siis meie siis koos Viki inimestega ja siis Irri inimestega, mina siis ja Merkaga ehk Merle Jäägeriga siis arutasime, kuidas eetrit tarvitada ja ma ütlen teile ka, et olge sellega hästi ettevaatlikult, et Merka palus teile kõigile südamele panna, et te peate, kui te võtate, eks see praegu küll apteekidest seda saada ei ole, aga kui te peaksite kätte saama seda, siis kõigepealt hingake sisse, aga mitte liiga sügavalt, siis võtke lõuatäis eetrit ja siis hästi külma vett peale ja siis hästi aeglaselt välja. Probleem on selles, et eeter hakkab keema 34 kraadi juures ja võib teile põhjustada, kui mitte tõsiseid tervisekahjustusi, siis halval juhul isegi surma. Aga mina olen seda ühe korra teinud ja sain tõesti ka bad tripi, eks. Aga ma saan aru, et siis mõttearendusest juttu ei ole mitte sellest, kuidas siis vaadelda arhitektuuri siis uimastavate ainete mõju all, vaid sa mõtled seda Vana-Kreeka siis 5. elementi ehk siis seda taevasfääre, millel sinu siis algelised füüsikateadmised põhinevad ja arvad, et siis meedia levib siis läbi eetri ehk siis selle 5. elemendi vanade kreeklaste järgi, on see niimoodi? Ja siis aga ma olen tõesti paari saadet teinud ja mida ma olen arhitektuuriga tähele pannud, nüüd ma tahan teile ka midagi olulist öelda, sellepärast, et kõresaldus, et mulle väga ebaharilikult, mul on väga lühike aeg rääkida, nüüd ma püüan rääkida siis väga keskenduvalt ja kontsentreeritult. Et mida ma nendel reisidel olen tähele pannud, et mind kisub majade juurde, ja mitte ainult mind, et kui tehakse mingi tore saade, siis minnakse ikka mõne maja juurde ja tehakse hoone juures seda saadet või et mitte öelda hoone seest. Ja sealt edasi minnes, mida ma veel mõtlen, et see ei ole sugugi mitte siis üldsegi mitte põhjendamata, sest kui antiikajal hakati mõtlema, mida inimkond on teinud ja mõeldi, et mis on need imelist asja ehk 7 maailma imet, mida inimkond on teinud, siis jõuti järeldusele, et need on 7 maja, 7 hoonet, 7 arhitektuurinäidist. Kas te kujutate ette, ei olnud sinna Homeros, seal ei olnud ükski poeem, seal olid lihtsalt 7 maja, kaasa arvatud, vahel aetakse seegi, et ka Zeusi kujuks nimetatakse, tegelikult on tegemist Zeusi templiga. Et nendest siis üks maja on säilinud, see on siis Cheopsi püramiid. Ülejäänud on kahjuks hävinud. Et juba see paneb mind mõtlema, et kui inimkond ennast defineerib läbi arhitektuuri oma kõigi aegade suuremaid saavutusi, siis varsti ma jõuan puiendini, nagu ütleb Arno Kannik, Tallinna Ärikeskuse direktor, puient, et minu jutust tuleb ka varsti puient, et inimkond defineerib ennast läbi arhitektuuri ja me oleme seda näinud erinevate ühiskonnakordade ajal. On see siis Saksa aeg, on see siis Nõukogude aeg, et just majad on mingil põhjusel need, mille põhjal me tunneme ära ühe või teise ühiskonnakorra, näiteks kas või näiteks lähed Torinosse ja sa saad aru, mis ajal need majad on ehitatud, sa intuitiivselt tajud seda Mussolini ajastu hingust. Aga hoonete kaudu, kui imelikkusega ei ole, on inimestel võimalus ka avaldada armastust. Ja nüüd muuseas vaatame, kas seekord õnnestub 2 korda oma elus. Ma olen küll käinud väga palju esinemas, aga 2 korda olen proovinud olla moodne mees ja panna käima sellise asjanduse nagu PowerPoint. Ja esimene kord, kui ma läksin, siis mul oli väga põhjalikult ettevalmistatud, see ei läinud käima. Aga nüüd ma siin istudes 5 minutit enne seda siis, on see saade või mis see on? Loeng. Enne seda siis ma võtsin kiiresti läpakast 2 pilti
ja vaatame nüüd armastuse avaldamist. Kas saate produtsent suudab manada selle, mis ma just praegu pulga peal andsin, ehk siis näiteks kuidas avaldati armastust 16. sajandi Indias, kus üks suur mogul ehitas. Yes! Siin me oleme oma esimeste naistega siin kõik rõõmsalt. Ja me kujutasime ette, et see kõik jääbki niimoodi, et see ongi igavene õnn, et nende naiste kõrval me elame, vananeme ja sureme. Aga näete, et kui me oleks selle asemel, et niimoodi poseerida, teinud oma naistele korraliku maja, siis, ja mõned neist kindlasti on ka teinud selle maja, eks ole, päris kindlasti kohe ma tean, et vaata, need majad jäävad. Ja need majad on tehtud, mis on armastusega tehtud, need, siinkohal mul tuleb meelde, et ja seda pilti vist ei ole, jah. Aga ma lihtsalt räägin, eks ole, et seda jõudnud panna, et näiteks ka Mende villa, mida me restaureerisime koos siin ühe selle pildi peal oleva või seal taga või kes see seal oli, eks ole, et kodanikuga, ka Mende villa on tehtud ju pulmadeks, ehk armastusest 1905. aastal. Aga muuseas sellega seoses meenub mulle, oli seal selle sama Miiritsa ja Gerassimovi büroosse, arhitektuuribüroosse, tuli siis kasis üks rikas pojaar ja siis ütles, et näed, ma olen armunud, ma tahan naisele maja teha. Arhitekt küsis, et vot nüüd on moodsad ajad, eks ole, et siin on juugend tulnud, eks ole, võiks teha historitsistliku maja, eks ole, või tahate klassitsistliku mingit hoonet ja see ütles, nii žalka, valjaina všeh, et mul ei ole kahju, et viruta kõigi stiilides seda maja nii palju kui oskad. Aga see maja siin väljendab armastust valgest marmorist ja siin on umbes 30 erinevat vääriskivi, kes ei ole käinud, on siis inkrustatsioonidega pandud siis seintesse ja see näeb tõesti ka seest vähemalt sama ilus välja kui väljast. Aga nüüd ma jõuan asjale lähemale, asja tuumale. Ja ma ise mõtlen, et teatud natsioonid, mida ma oma siis reisidel on tähele pannud, väljendavad ennast majade kaudu. Ja väga lihtne on selles mõttes need rahvused, kes on enesekindlad ja tunnevad ennast hästi, need väljendavad ennast siis ka vastavalt sellele väga korralike hoonete näol. Vähemalt ma mõtlen arhitektuurses mõttes, mitte siis isegi materjali käsitluse poolest. Ja samas need rahvad, kes on ebakindlad, need ei suuda ehitada arhitektuurselt silmapaistvaid hooneid ka siis, kui neil majanduslik järg on siis suhteliselt hea. Et vaatame näiteks sellist asja, ma käisin Prantsuse Polüneesias, mis on siis, palun väga, jah, siin ta ongi, need väga ilus. Mees on ilus ja vaadake, mis juhtus, eks ole. Prantsuse Polüneesia, kes ei tea, see on Prantsusmaale kuuluv siis saarestik, tohutu hulk arhipelaage siis Vaikses ookeanis, pindalalt suurem kui Euroopa Liit, mingi 4300 miljonit ruutkilomeetrit. Ja ta on Prantsusmaa riigi poolt ülalpeetav, inimesed on väga kultuursed, räägivad kõik prantsuse keelt seal, sest nad saavad hariduse siis selle Pariisis välja töötatud siis õppekavade järgi, rahapuudust ei ole, aga mida ei ole, see on arhitektuur. Ja need on ainsad siis selled, mille järgi me tunneme siis Prantsuse Polüneesiat, on sellised, mis stiil see on? See on raske öelda stiil, selline, kus ma arvan, et ükski mõistlik inimene ei ela, aga see on turistidele tehtud. Aga kui te lööte lahti Prantsuse Polüneesia ja siis vaadake seal pictures või pildid, oleneb, mis keeles teil see Explorer seal on, eks ole, parasjagu, et siis te näete just selliseid hütte. Ehkki tegelikult on tegemist rikka siis natsiooniga per capita, aga nad ei suuda ennast arhitektuurselt väljendada, nad on ebakindlad. Nad ei tea, mida nad tahavad. Nad on paar korda proovinud teha iseseisvusreferendumit, proovinud selles mõttes, et loomulikult prantslased, et ega meil ei ole vaja maksta neid 100 miljardeid teile, et muidugi olge iseseisvad, aga nad ei suuda iseseisvalt ennast mõelda. Ja seetõttu neil puudub ka enda arhitektuur. Küll on aga kohalikud prantslased teevad selliseid ütikesi või ka päris korralikke majakesi klaasist ja betoonist ja mõned nendest on päris maitsekad. Et see on siis selline arhitektuur, mida siis tuleks ka vaadelda siis ka mingi aine mõju all olles, et midagi siin kiiduväärselt on väga raske leida.
Samas ma ütlen, et arhitektuur võib olla ka väga mõjus kehtestamise vahend, nagu ma enne ütlesin, ja ta on ka väga kummaline sihtmärk, et arhitektuuri tähtsust iseloomustab see ka, et ma tean, et vist teatud märksõnasid ei tohi avalikult eetris öelda, et lähed kohe musta nimekirja, aga ma ei tea, 9/11, eks ole, me teame, mida see tähendab ja mida seal rünnati. Et ma arvan, et oleks võinud ju leida hoopis, jah, kõmistada võib küll praegu, et tuli, ja siis, kui need lennukid lendasid, mida nad seadsid eesmärgiks? Ma ei taha teie mõttelendu, sest ma tean, et siit maalt on ka üks inimene läinud võitlema siis vale poolele, aga et oleks võinud ju rünnata näiteks mõnda tuumajaama või mingisugust sellist objekti, kus oleks olnud kahju väga suur Ameerika Ühendriikidele. Mida rünnati? 2 kontorihoonet kõigepealt võeti sihikule, eks ole, et need kontorihooned tundi, kui nad on arhitektuurselt nii, siis mingil põhjusel mõjuvad, paluks üks see pilt siis siia peale panna, kus see nüüd siin on. Jah, palun väga, eks ole, nii, Maailma Kaubanduskeskus, see olen mina seal. Väike Ats, Anna-Liis, Eeva, esimene tähti. Nii, ja rünnati seda maja. Kas te kujutate ette, et neil on võimalus, see on kaitsetu, Ameerika Ühendriigid ei kujutanud ette, et võib sellist asja üldse teha, et sa võtad reisilennuki, ütled seal selle mingisuguse plastmassnoa, nüüd ma lõikan teil kõrid läbi, lennake kuhu vaja on, lähed rooli, oled õppinud lendama nii nagu Rein Porra, eks ole, või isegi hulga vähem, ja siis võtad maha, sul on võimalus võtta maha mingi objekt ja sa võtad maha kontorihooned esimeses järjekorras, sest et ta on arhitektuurne sümbol, ta sümboliseerib Ameerikat. Ja nüüd me jõuame siis selle puiendini, nagu ütleb Arno Kannike, ja see on see, et mis saab siis, kui tuleb Prantsuse Polüneesiast, tuleb see, mis ta nimi oligi seal, see, kes meid võõrustas, et kui tema tuleb siia ja hakkab tegema saadet Eestist, nendele inimestele seal, siis kuhu ta läheb? Ja ma ise mõtlen, no kuhu tal minna on? Ta läheb ju vanalinna. Tallinna vanalinna. Ta teeb seal saadet, selle Patkuli treppide juurest ja siis see vaateplatvorm seal endise Maksuameti maja kõrval, ma ei tea, kellele see praegu kuulub, eks ole, vahepeal üks daam tõmmati nahk üle kõrvade selle majaga seoses. Aga sealt ta teeb siis selle stand-upi. Ehk siis see on see, kus siis vähemalt Tiina mulle ütles, et näed, nüüd tee stand-up, mine sinna maja juurde ja räägi. Et see esimene saate sissejuhatus tuleb Tallinnast sealt. Ja sellega seoses, mis on see minu puiant, ja nüüd ma panen siia ühe mõtte ka oma jutule juurde, on see, et kulla arhitektid, miks te ei tee selliseid maju, mis iseloomustaksid 3. aastatuhande Tallinnat ja 3. aastatuhande Eestit. Varsti võib olla hilja. Praegu on Eesti rahval teine kuldaeg. Esimene kuldaeg oli siis 30-ndatel. Eelmisel sajandil. Ja siis tehti ka väga palju kenasid maju, mis siiamaani iseloomustavad Eestit, iseloomustavad Tallinna, iseloomustavad Tartut, Pärnut, eks ole. Kus on see maja, kus tehakse Prantsuse Polüneesiasse reisisaate tarvis esimene stand-up? Kallid arhitektid, tehke see maja ära. Enne kui hilja, enne kui see meie kuldaeg jälle mööda saab. Tänan teid. Rein, suur tänu värvika etteaste eest, aga ära mine veel istuma, sest nüüd on käes küsimuste kord. Palun, kes tahaks küsida Reinult, kuidas ta seda asja täpselt mõtles? Rein, ütle üks maja, mis ei ole vanalinnas, mis sinu arvates praeguseks on juba sümboli staatuses. Jälle mage lugu, see on lennusadam. See on praegu rekonstrueeritud, aga mitte kahjuks. Ta ei kuulu meie siis kuldaja arhitektuuri hulka. Ja praegu tehakse palju maju, aga need on sellised keskmised majad. Mul oli kunagi üks, ütleme siis niimoodi, ta ei olnud tähti, üks sõbranna samal ajal ja tema samal ajal õppis Tallinnas konservatooriumis. Ja siis ta käis
ta sõitis häälega siis siia linna õppima. Ja siis hääletame tähendab seda, et siis sõideti juhuslike autodega. Ja siis üks rekkamees võttis ta peale ja küsis, et pikk tee, et töötalaps, kust tulek, kuhu minek, see konservatoorium, mis see on, see on see, mina armastan ka muusikat. Ja siis see minu tuttav tüdruk küsib, et aga millist muusikat te armastate uudishimulikult? Ja siis rekkamees ütles, et keskmist muusikat. Et mis mõttes keskmist? No sellist muusikat, mis ei ole liiga kiire ega ka mitte liiga aeglane, vaid selline keskmine. Ja ma ütlen, et selline arhitektuur, mida on väga palju Eestis, kas ega siin külaliste juurde, kas Puusepa ei ole? Et näiteks tartlasena ma pean ütlema, et see maja seal kesklinnas, mida te tallinlased mingi kättemaksuks, mida tartlased kutsuvad Tallinna ülikooliks, eks ole, see kaubamaja. Muuseas kaubamajade kohta ma ei ütle ühtegi paha sõna, vaadake Lafayette'i, eks ole, seal sümbol nii Berliinis kui Pariisis ja kus need veel on, eks ole, vaadake loomulikult Harrods, eks ole, jälle siuke maamärk, lähed sealt mööda, eks ole, seal ja vaatad, eks ole, nii. Et küsimus on kaubamajas, aga küsimus, miuks seda teeb, see on siuke keskmine rekkamehe arhitektuur, ehkki Raivo Puusepp oskab ka ilusaid maju teha, nagu me teame. Aga et ma tahan sellega öelda, ärge tehke sellist rekkamehe keskmist arhitektuuri ka siis, kui ta on klaasist, betoonist, rooste vaba, eks ole, et see ei päästa, ideed on vaja.